Jah, peab vähendama, aga seda ainult koostöös erametsaomanikega, et nendel oleks õiglased hüvitised tagatud ja nii, et ka nemad saaksid oma metsa eest võimalikult suurt kasu, kui riik on seal teatud piiranguid määranud. Lühike vastus on, et ei. Pikem vastus on see, et demokraatlikus ühiskonnakorralduses lõppude lõpuks on ju kõik võim on rahva käes. Et kui me läbi valimiste saab mandaadi Riigikogu ja see mandaat on, et seda tuleks vähendada, siis loomulikult tuleb nii teha, aga siis ei tohi ära unustada seda, et tuleb mõelda kompensatsioonimehhanismid, mis oleks õiglased ja tuleb mõelda ka sellele, et kui me ühe majandusharu kinni paneme, siis selgelt ju on riigieelarves vähem raha ükskõik milliste kompensatsioonide maksmiseks, et mis on siis see asendus, kust Eesti riik ja ettevõtjad raha teenivad. No, ma olen seisukohal, et ka erametsaomanikud peaksid metsamajandamisel lähtuma säästliku metsamajandamise põhimõtetest ja see raiemaht on lihtsalt üks tehniline mõõdik, et kui üldiseid põhimõtteid järgitakse, siis see maht kujuneb vastavalt omanike soovidele, ilmastikuoludele ja turunõudlusele. Riigikogus oleme vastu võtmas veel selles koosseisus metsanduse arengukava, loodame, et see saab vastu võetud. Seal on siis sihtarvuks 9–11 miljonit kuupmeetrit aastas raiemaht. See peaks olema see number, mis erametsas võiks jätta raiemahu samaks, mis on see viimastel aastatel olnud. Erametsade osa on meil palju küpset metsa. Oleme seda meelt, et see küps mets tuleb suunata raiesse, et sellest ei saaks siis süsiniku eritajat ja samal ajal nende taastades noorte metsade loomises ja kvaliteetsete metsade loomises omakorda hakkaks hoopis süsinikku siduma. Kestlik metsandus teenib 3 eesmärki: majanduslik, ökoloogiline ja sotsiaalne. Ja see tulem, kestliku metsanduse tulem on nende ühisosas. Ja kui me arvame, et me suudame tekitada olukorra, kus me ühte edendame teise arvelt, siis me saavutame ühe jalaga tabureti, mis on täiesti kasutu. Mina usun Eesti metsateadlasi. Eesti metsateadlased on maailmas absoluutne tipp ja tänased meie teadlased on ütelnud, et meie raiemaht on kestlik. Ma olen teadususku, järelikult ei ole selles probleemi. Riik ei peaks inimesele ega omanikule ette kirjutama, millal, kuidas ja kui palju ta raiub. Seda teab iga omanik ise kõige paremini ja teeb endale kõige kasulikumaid otsuseid. Piirame raiemahu Eesti metsades 5 miljoni tihumeetrini aastas, et kompenseerida viimase 10 aasta üleraie. Lahendus seisneb selles, et vähem raiudes teenida rohkem. Ka metsaomanik võidab sellest. Meil on vaja minna üle püsimetsamajandusele. Niimoodi saame hoida elupaiku ja elurikkust ning pidada pesitsusrahu. Eeldusel, et eramets ei ole otseselt looduskaitse all, siis erametsa mahtu kindlasti ei peaks vähendama, seda peaks majandama sarnaselt viljapõllule, et kõik, mis kasvab, tuleb ära raiuda siis, kui ta on raieks küps.